ja kui sa siis taipad, et sa ei taha seda, siis sa võid ju hoopis mingi teise alge võtta, eks ole. Elus on ju nii palju suurepäraseid asju, mida võib võtta ja teha. Kui sulle mitu asja ajada, siis sa pead lihtsalt teadma seda, et sa ei saa need ajada ühele samal ajal. Kui sul mitu eesmärki seatud, näiteks lapsed kooli viia, sa ei saa samal ajal lapsi kooli viia ja sõita tööle. Või kodus suppi keeta näiteks. No ei ole võimalik teha kahte asja samal ajal. Või on? Või autoga lapsi kooli ja samal suppi teha. No ei saa vist keegi hakkama, eks ole. Või muretseda tähtaegade pärast, sest homme kukub tähtaeg. Samal ajal tegemata seda tähtajalist tööd. Või saab samal ajal teha tähtajalist tööd, muretsedes selle üle? Vist ei saa, eks ole. Muretsemine on täitsa teistsugune tegevus. Vahest tunnevad need asjad kõik läbi segi nagu olevat, et nagu ongi õige, et natuke teen tööd, sa muretsen selle üle, kuidas läheb ja siis teen jälle tööd. Aga kui sa vaatad nagu puhtalt, siis sa võid avastada, et see on hoopis teistsugune töö, mis sa teed. Muretsemine ei ole ju selle tegevuse tegemine, mida sa teed ja peaks tegema. Ma lihtsalt toon mõned näited, et te saaks nagu selgelt või selgemalt nagu aru. Õpiksite eristama. Tahan veel kord öelda seda, et kõige parem on teadvustada, nagu panna tähele, mida ma mõtlen, mida see teema nagu sisaldab, mis ta nagu on. Et kui see on nagu see minu valitud tegevuse suund, siis mis on see eesmärk, kuhu ma jõuan. Sest enamasti neid algeid, millest ma just rääkisin, siin ei vaadatagi kui tulemust saavutavaid. Vaid lihtsalt kui mingid mõtted, mis tulid pähe, keegi istutas, kuskilt tulid meelde ja lihtsalt tegelen selle teemaga. Aga nad kõik viivad teid eesmärgile. Mitte võib-olla isegi nendele, mida tahate, vaid igaüks ei enda omale. Nii et see on väga hea põhjus selleks, et vaadata, nagu teadvustada, millega ma praegu tegelen. Nagu avastada, millega sa tegeled. Kui sa avastad, et see viib sind kuhugi sinna, kuhu sa ei taha minna, siis sa saad ju lõpetada selle tegevuse. Lihtsalt mitte tegeleda sellega. Sa saad selle asemele valida hoopis mingi teise tegevuse. On see võimalik? Näiteks, kui teil on mingid muremõtted peas ja te olete kodus, kas on võimalik panna televiisor käima ja vaadata näiteks mingit naljakat multikat sealt? On võimalik. No kui te saate arvu, et see me teeme muretsemine mingite teiste arvamuste pärast teie üle. On niisugune teema, mis aasta pärast viib siin vaadata hauda, eks ole. Eraldab sind täiesti teistest ära, sest sul tunned kõik vaiuvad sind, mingi paranoia tekib. Saad aru, et see on jama mõte, eks ole, sa saad aru, et seda eesmärki, seda projekti sa enam teha ei taha, lähed, paned televiisori käima, vaatad multikaid, põnevaid multikaid. Saate hakata multikaid vaatama ja kogema seda, mis seal, kus need mõjuvad. Saad teemad vahetada. On see nii lihtne. Või silmad vajavad multikad, ise muretsed ikka selle pärast, mis seal on.
vahest see polegi nii lihtne, eks ole. Et sa võtad ja lihtsalt teed klõpsti ja ongi kõik. Selleks, et see klõpsti käiks lihtsamalt ongi sul vaja teadvustada, mis juhtub aasta pärast, kui sa seda rida ajad, et sa taipaksid seda. Kui sa ei taipa, siis ei ole ka mingit klõksu võimalik nii lihtsalt teha. See on võimalik seda tumestada võib-olla läbi alkoholi, läbi, ma ei tea, mingite selliste tuimestite. Palun küsige. Kui ma vaatasin seda, siis mulle väga palju mõtteid tuli igasuguseid. Ma vaatasin seda, mis ma täpselt teadsin, mida ma pean tegema, mida ma tahan teha. Ja siis ma saavutasin seda, ma ei saavutanud seda, aga mul kuidagi juhtus niimoodi, et kõik need võimalused nagu tulid ette ja ma sain võtta ja vahest ma kahtlesin. Ja siis ma ikka tegin seda ja tegelikult ma näen, et see, mis ma tahtsin, see hakkab looma edasi. Sellised asjad, mida ma nagu arvasin, et ma tahan, siis vahest ma kahtlesin, kas see on hea või see on halb, siis nad jäidki niimoodi ähmaseks. Ja veel praegu ma vaatasin oma tööd näiteks. Ega praegu ma teen tööd, ega mulle eriti see meeldis. Nii, ja ma vaatasin seda aastapikkust perioodi. Ja siis ma nägin teda täpselt samasugust halli, mitte midagi ei pakku mulle see ja siis sa rääkisid edasi ja mul selline nagu klõks käis. Aga kui ma mõtlen, kui ma vaatan seda aasta pikkust ja et see pakub mulle mingisugust arengut, et seal hakkab midagi looma, võib-olla siis hakkavadki need asjad juhtuvad natukene teistmoodi ja ma näen, et mina pean oma suhtumist näiteks natukene muutma, et siis ma ei peagi sellest nagu loobuma. Me ei pea, me kõige järeldus. Ja see, mis võib juhtuda peale aasta möödumist, siis päris põnevad asjad võivad juhtuda. Muidugi, loomulikult. Sest vaadake, teiega juhtuvad mõned sellised asjad, et näiteks oletame, et mingi asi on teile eluliselt vajalik, no vaja ära teha. Tulevad ju mingid asjad ellu, eks ole, on vaja näiteks, ma ei tea, katus ära parandada või ei saa enam mulle, puid on vaja tellida kuskilt tuua, vaja sebida nende asjadega. Siis tuleb nagu mingi tunne peale, emotsioon, et nagu ei viitsi, nagu ei taha. Ehk vaadake, ka siin on võimalik nagu avastada seda, et on teatud eesmärgid, mis nagu kerkivad elu käigus ise esile. Ja mida eluliselt tuleb teha, kas sa tahad või ei taha. Aga paralleelselt nendega kerkivad üles veel mingid emotsionaalsed eesmärgid. Nad hakkavad teineteist segama, mitte toetama, vaid segama. No näiteks katus on ära parandada, sest tilgub sisse või kohe hakkab, eks ole. Ja siis tuleb see, et ei viitsi, ma ei taha teha, äkki keegi teine teeb ära, eks ole. Mõistate, ehk selle tundmine sunnib teid tegema midagi enda kohaselt. Ehk seda võiks nimetada üheks eesmärgiks, ehk ta teeb sinuga seda, mis ta teeb. Samas, kui sul on olemas ka teine eesmärk ära parandada katus, sest see on ka oluline, eks ole. Ja siis maailmas on kaks eesmärki omavahel konkureerivad. Kui paneme sinna veel mentaalsus, on siin veel kolmas asi. Kolm erinevat konkurenti. Asi, mida on vaja teha, mida sa teadvustad. Siis on mentaalsus. See, mis sa siis mõtled ja pluss selle emotsioonid. Tunded.
luik, vähk ja haug. Te võite enda emotsioone samamoodi proovile panna oma tundeid. Vaadata näiteks täpselt samamoodi nagu ka mõtetega. Ehk sa võtad selle idee, teed sellest oma projekti, lood talle aastase perspektiivi, vaatad, mis saab. Samamoodi võid emotsiooniga teha. Võta see emotsioon, sa tunned see tunne selle asja suhtes, lükka ta perspektiivi 9 aastaks, vaata, mis saab. Sa võid teha ka niimoodi, võtad oma mentaalse idee, ehk see, mida su mõte sulle räägib, võta see aastane perspektiiv, liida sinna seesama emotsioon, mida sa hetkel tunned, see perspektiiv ka veel sinna otsa. Vaata, mis sest välja tuleb. Ja see kolmanda ka veel panna, see asi, mis sul on vaja ära teha. Ja siis sa näed seda nagu selgelt nagu piltlikult nagu omate kujutuses. Taipad väga hästi nende koosmõjusid. Kas see lõõg saadab või ma kirjutan üles? Iga inimese sisemaailm on üles ehitatud väga sarnaselt, siin ei ole nagu erinevusi. Nii suuri erinevusi, millest peaks mingid numbrid tegema. Ehk kui te olete siin ja tahate jõuda siis oma eesmärgile siit, tahate jõuda siis siia. Siis see joone tegemine on hästi lihtne. Joone näed, ongi lihtne, eks ole. Taks mine ja tee ära, on ju kõik. On ju. Aga nüüd sa kohtad mõningaid nüansse, mida te kõik niikuinii kasutate. Esimene nüanss on teadvustamise joon. Ehk see kõik kulgeb selles valges joones, kõik kulgeb, ma lihtsalt teen selle tema nagu lahti. Teen ta nagu komponentideks. Teadvustamise joon, see on see, mis kontrollib, see, mis teadvustab. Kas see on see, mida ma pean tegema, et saavutada seda või ei pea. See on see, kes on siin eristaja. Ja, ütleb, jah, see kõlbab siia, see on vale teema, seletame kõrvale, lähen oma teemaga edasi. See joon siin on see, kes mõtleb, kujutab ette, meenutab, kes sulle pakub mentaalseid algeid. Mine selle teemaga edasi, mõtle sellest, muretse selle üle, vaata, mis seal on, vaata, kuidas sa sind vaatas, mis ta sulle ütles. Ta panid sind kahtle sellest, sul pole õigus. Ja, kõik siuksed asjad. Ja sinine joon on siis emotsionaalne komponent. See on see, mida sa tunned hetkel, mitte asja kohta, vaid põhimõtteliselt. Ja. Need on nii-öelda kolm jõudu, millega sa saad eesmärgile jõuda või mitte jõuda. Inimeste motiivid saavad otsa, kui see emotsionaalne komponent enam ei sobi eesmärgi